On hea meel teid tervitada taaskord ühel uhkel peol. Täna saab nautida, mida siis selles rahvamajas kõike tehakse. Samuti saab loomulikult süüa maitsvaid toite ja pärast saab ka ansambli saatel tantsida. Tänane kontsertaktus kannab nime Rahvamaja 12 kuud. Ja näitame teile, mida Rahvamajas tehakse ühe aasta ringi sees. Ja nii nagu rahvamajadel on, siis ikkagi hooaeg algab meil septembrist. Ja ilma pikema jututa alustamegi kontsertaktusega. Sinu päev on sügisel, kui aias viimsed õied. Siis kui viimseid suvelaule sulle laulda võime. Las jõuab aasta, las salliks läheb tea. Kui tagasi vaata, näed kõike nii tea.
ta tundub küll, siis siin ja seal, kui ujub veel. Ma suudlen veel. Jah, ilma naisteta on kurma ilm. Kõrgustes kärgata päike, murda me julgust ei saa. Tormkiu teatab, et päike valmistub särama taas. 7 suuremad hiirekest, 7 suuremad hiirekest, Virus nad vahtisid viina peale, Virus vahtisid viina peale, Harju Sapu kalja peale, Harju Sapu kalja peale. Tulge Jaanista tulele, Jaanike, Jaaniste, Jaani tulda hoide maie, Jaanike, Jaaniste, Jaani tulda hoide maie, Jaanike, Jaaniste. Kui ei tule, ei palugi, Jaanike, Jaaniste. Vaid see on armastus, kui kivine roos ta puutes saab lõõnavaks milleks. Vaid see on armastus, mis otse kui täht sulle öösrüppe langeb. Kus papa ja mamma ja tütreke noor ning vanadad memmega keerlevad koos. Kus papa ja mamma ja tütreke noor ja vanadad memmega keerlevad koos. Sest tantsus on seadus, et vahetub paar. Näen mitmengi pihka seal piitsitavad ja väimehe lähmi täis silmad ja suu. Tal ämmaga see seisab jälle. Siin tervitan, samas hälli laps. Siin tervitan 1000 korda veel. Sulle kõik lilled õitsku, sulle kõik tähed paistku. Siin tervitan, armu hälli laps. Täitugu iga su lootus ja soov, õnne vaid elu sul toogu. Tegelikult olen ma ikka väga õnnelik, mul on ikka väga ägedad kollektiivid, aga kõik see on tulnud hästi pika tööga ja vaevaga, ütlen ausalt. Ma olen elanud siin Rahvamajas, mees ütleb, et ega ma kodus ei käi. Mees mängib, naine tantsib, või tähendab, tütar tantsib, et me elamegi siin. Selleks, et seda kõike saavutada. Aastal 2014 sai siit majast Rahvamaja suurele peole Saarepidi rahvamuusikud ja tegelikult on see vahe olnud hästi pikk, pea 40 aastat, kui esimene selle maja kollektiiv pääses üldse peole. 1975 oli, kui me läheme sinna teise ruumi, kus on meil toidulaud ja ma otsisin ka vanad fotod välja, kus on ka näha, et kus on kollektiivid peol, et ikka väga pikk vahe on tekkinud, et ma ei tea, vahepeal ei olnud siin kultuuri, vahepeal ei olnud juhatajat, et ega need kultuuritraditsioonid ei püsi iseenesest,
et neid tegelikult peab säilitama ja hoidma ja mitte miski ei tule iseenesest. Siis 2017 pääses ka suurele peole 1. ja 2. klassi Saarepidi lapsed, mis on ka väga tubli saavutus. Ja 2019 tantsuruum Udusõlg sai peole ja see oli ka selles mõttes, et kui maakonnas on 20 tantsurühma, siis peole pääses vaid 5 rühma. Ja siis mis ma veel tahtsin öelda, et selliseid pidusid, nagu me täna teeme, me teemegi suurte juubelite puhul, teeme kollektiivide juubelite puhul, ja tegelikult aastas me teeme selliseid pidusid, kus on eeskava 4 oma kollektiividega. Et see on päris palju. Ja tegelikult siin oli ka läbilõige. Ma tükk aega mõtlesin, et kuidas ma selle kava nagu üles ehitan ja siis ma mõtlesin, et kui me kogu aeg lükkasime seda Rahvamaja pidu edasi, et ma kogu aeg mõtlesin uue kava välja, siis ma mõtlesin, mis mõttes, teeme siis kõik need 12 kuud läbi ja nii saigi. Ja siis mis ma veel tahtsin öelda, ma nägin ikka nädal aega vaeva, mitte mina üksi, mul on ikka abilised ka, et sellest spordisaalist saaks peosaal. Ja see suur saal on tegelikult iga õhtul väga hõivatud. Et kui me nüüd siin teises väikses saalis vaatate neid vanu fotosid, et toimusid ka suured valla, volle ja naabrimeeste turniirid siin. Ma mäletan, see naabrimeeste turniir liikuski mööda naabervaldasid, et need olid ikka hästi populaarsed ja teine, mis on siit alguse saanud, on reesõiduvõistlused aastast 1961 ja need käivad siiamaani, nii et kujutage ette, milline traditsioon, et see on kuldne käbi ja känd, et ka nendest on mõned fotod, mis ma keldris käisin tuhlamas ja leidsin ülesse. Et siin kõrvalsaalis on pandud ka väikene näitus üles, kuna nagu kõik said aru, et meil on siin tantsunaised, meil on loometantsud, siis me tõin kostüümid, mis on keldris olnud ka välja näitamiseks. Ma arvan, et see natuke pakub ka silmailu ja kostüümid sünnivad meil tõesti koostöös tantsu iseloomuga, tantsunaistega ja kangad valin ma muidugi ise välja ja klapitan kokku, aga mulle meeldib see, mis ma teen. Aga nüüd ma tahaks tegelikult tänada Viljandi vallavalitsust, et see sama lava, kus me nüüd tantsisime, tükk aega pole saanud tantsida, et see sai valmis tegelikult meil veebruarikuuses. Samamoodi see helitehnika, see valmis ka meil veebruaris. Me saime tegelikult ära pidada Eesti Vabariigi aktuse koos kooliga, et ikkagi natuke me oleme siin laval tantsinud, aga vähe. Ja siis tegelikult kõike seda pisiremonti me oleme siin teinud ikka iga aasta, ja suurem investeering, mis kohe ka tuleb järgmine nädal majja sisse, on ventilatsioon. Alati öeldakse, et rahvamaja juubel, aga tegelikult me peaksime märkama, et ega hoone ise ei olegi ju, hoonega ei saa sünnipäeva pidada, iga hoone korjab lihtsalt aastaid ja vanust. Aga rahvas on just see, kui kuskil koos käib, ja rahvamaja on see õige koht, kus siis kogukond rõõmud, peod, tantsud, laulud peab ja vahetevahel ka mõne nukrama ürituse peab. Ja kui rahvamaja kuskil kogukonnas toimib, siis see näitab, et selles piirkonnas inimesed saavad hästi omavahel läbi, on õnnelikud. Ja Saarepeedi on sellel puhul, mõtlen küll, väga, väga hästi hakkama saanud. Aga tublid te olete ja õnne ja rõõmu siia kanti teile ikka ja veel.
aga siia lõpetusse aitäh ja palun suur aplaus kõikidele osalejatele, korraldajatele ja inimestele, kes siin on. Palju õnne, Saarepeedi rahvamaja!